Nii, hommikust, kuigi on juba pärast lõuna tegelikult. Aga noh, see selline tervituse sõna igal ajal. Jah, mingi 2 läbi on kell. Augustikuu on nüüd käes. Eesti korvpallikoondisel hakkavad täna siis reede, 2. august. Täna kell 7.30 hakkab Leeduga. Et Leeduga hakkab kontrollmäng. Et juba kiiresti, et alles oli, millal kogunes koondis alles ja hakati füüsilist vormi tegema ja siis alles palliga elemente ja värki on ju, et kontakttrenne on ju, ja noh, nüüd on juba siis käes kontrollmängud ja juba selle kuu lõpus siis hakkab EM pihta. Et täna on Leeduga ja ongi variant, et kaitses saab alati mängida. Et kaitse on nagu siuke asi, et okei, et vise ei lähe või noh, mis iganes on ju, asjad on ju. Aga nagu see kaitsemäng on nagu see asi, mida sa saad teha. Et vot see on see asi, mida peab nüüd kontrollmängudel peab tegema, et füüsis on hea ja see, kus sa kindlasti saad seda rakendada, on kaitsemäng. Et seal on see kõige efektiivsem ja seda saab alati teha. Ja seal ei ole nagu mingeid vabandusi, et sellega saab kõik need, mis iganes. Noh, tegelikult meil on ka NBA mees, on Henri Drill ja tegelikult Euroliiga kogemusega mehi meil on väga palju. Vene, Jõesaar, siis Raieste, Kotsar. Kas keegi oli veel Euroliigas? Keegi kindlasti oli veel Euroliigas. Et meil on NBA ja Euroliiga kogemusega samamoodi. Et siin tuleb kõik lihtsalt platsile jätta, et siin on lihtsalt all in, lihtsalt kõik, mis võimalik on, mis on, noh, oli täna ka seal podcastis arutelu, et noh, et kas peaks seal, noh, näiteks Serbiaga mängus on ju, et peaks seal, noh, nagu natukene tagasi hoidma, et ei ole, et või midagi treeneril seal nuputada, et kas midagi säästma, ei ole midagi. Siin on, Serbia tuleb vastu ainult kõik, mis on võimalik jätta platsile, kõik, viimne gramm all in, kõik platsile, kõik tuleb jätta platsile ja rohkem pole miskit nuputada siin, et see on ainuke eesmärk. Et täna peaks Leeduga ka seda sama harjutama hakkama. Et samamoodi nagu see Leedu tegi meile seda parketi närimist siin, et nüüd tuleb seal Leedus hakata seda harjutama. Et täielikku kaitsepressi ja täielikku kaitsemängu. Ja tegelikult, kui see Leedus oli see, kas oli MM-i või oli EM-i kvalifikatsioon oli, et siis, no meil oli juba selge, on ju, et me saime vist edasi või, et aga siis ka ju Leedu ju, noh, ka algusest peale tõmbas selle pressi peale, aga nad kolmandaks veerandiks olid nii läbi, et tegelikult, noh, et tegelikult, noh, meie koondis oli täiesti üle tegelikult sellest Leedust. Et oleks meie koondis samamoodi pannud siukse pressi peale, et siis oleks see Leedu oleks saanud 20-ga oleks saanud. Et siuke see press, kaitset tuleb panna Serbia, Türgi ja kõigi vastu, et
see on eesmärk number 1. ja muud asjad ka, ainult kohe vaba, kohe peale, kas kohe peale viskele või kohe korvile söösta. et ja muud, mitte mingit nagu teist eesmärki ei ole, et kohe peale. ja noh, teised kombinatsioonid kõik tulevad järgi selles mõttes, et sa saad neid kombinatsioone ju hoo pealt teha. Et sa lähed, lendad peale, keegi näeb, tuleb, saab ju sealt hoo pealt panna ja tulla kate või noh, mis iganes on ju. Neid lõikeid sealt korvi alt läbi ja kõike kombinatsioone saab ju teha selle pealt, on ju. Et aga esimene asi on korvile. On esimene asi. Et siin jah, nüüd hakkavad kontrollmängud täna pihta ja mul olid ka täna siin öösel oli natukene ärev hetk oli. Et 2-3 mängu panin seal tennises ja läksid väga ilusti läksid. Et mulle pakkus veel, noh, 3. oli öösel. Pakkus mulle veel ju seal, pakkus mingit 8 panin, 10 pakkus seda cash out'i. No ma muidugi ei võtnud, on ju. Öösel oli ikka päris hullu maja oli. Noh, ma ärkasin kuidagi ülesse. Mul on juba kell käib juba selle Unibeti nende mängude järgi. Et ärkasin lihtsalt ülesse selle peale ja mingi sisemine kell, on ju. Võtsin lahti ja vaatasin, oho, et mäng hakkas pihta, see mängis siis see rumeenlanna, nooruke, siukene rumeenlanna, kes on ka seal 50, mängis siis Rybakova vastu. Et see Rybakova pani ikka väga julmalt talle. Küttis esimese seti, küttis ikka siukse sauna, et noh, ma hoidsin mütsi kinni, et 6-0 pani. Et see Jacqueline Christian, see ei saanud ei miskit, noh, ei saanud ei enda geimi ega murdeid ega mitte midagi. Ja teises setis siis ta sai 6 geimi sai kätte. Et ikkagi murdis vist isegi seal või? Jah, ta murdis seda Rybakovat ja siis andis murde tagasi. Ja siis ta läks kiiresse lõppmängu ja siis Rybakova võttis ära. Aga noh, selle teise setiga ta sai 6 geimi kätte, mis tähendas, et pluss 7,5 oli see margin või mis iganes ta on ju, pikk on ju. Ja paned 6-le 7,5 otsa, saad 13,5 ja vastasel oli siis Rybakoval 13 geimi ja sellest 0,5 geimis siis piisas. Et teised mängud olid ka, oli see huvitav mäng, et Andreeva, see noor staar 5 maailmas, tema siis üllatuslikult kaotas Kesslerile. Aga mina panin, et Kessler saab 5 geimi, on ju. Et Kessler saab 5 geimi kätte, panin mina. Noh, tegelikult pluss 7,5, aga noh, et normaal geimide juures, et seal ei olnud nagu mingit asja. Ja siis kas mängis Sviatek? Oli Sviatek jälle mängis või? Keegi igatahes oli ka jälle siuke selline, vist oligi Sviatek, panin ka pluss 7,5 sellele vastasele ja tema sai ka ilusti sai kätte. Ei olnud Sviatek, Coco Gauff mängis seal mingi ameeriklase vastu, Coco või Koori või mis ta on, Gauff mängis jah. Ja seal oli ka tegelikult noh, natukene algul läks nagu natukene ärevaks, aga pärast nagu ei miskit, et võttis ilusti ära seal need asjad ja ega mingi 40, ma ei mäleta praegu nime, aga ühesõnaga jah, et siis võtsin 10 euri välja ja 8 jäi nüüd sisse,
et siis noh, eks ta mingil ajal ju peab ju tulema see, et tuleb see noh, et see outsider ei saa enda marginit kätte, on ju. Et ta mingil ajal peab tulema, aga noh, ma olen eriti siis vaadanud, et kui see on nagu nii tugevalt nagu, et kõik eeldavad, et ta noh, on täielik outsider, siis tavaliselt nagu noh, nii väga outsider ei olegi kokkuvõttes. Et võib-olla see tähelepanu värk ja kõik see võtab nagu pinged maha, on ju. Et kõik arvavad, et on outsider, siis ta ajab vaikselt seal oma joont, on ju. Ja saab ikka seal need 5-6 geimi saab kätte, on ju. Noh, et ütleme, ma panengi 7,5-ga, 6,5-ga ei pane, 6,5 on liiga vähe, et see 6-4 on ju. Et see noh, 4, et see 6-4 saada, siis see peab ikkagi küllaltki nagu võrdne mäng olema. Et seal on ainult tibin-nabin üks murre, on ju, ja aga ütleme, kui on juba 6-3, 6-2 on ju, seal on juba neid, see on juba natukene parem seis. Et seal on juba neid murdeid on rohkem, on ju. Ja noh, et see on juba teine asi ja kui noh, täna on mul mingi pluss 9,5-ga on ka mäng, Sviatek mängib jälle mingi Lissi vastu. Ja siis on mingi vanem mängija, 35-aastane. Kes on siin olnud ka mingi vene nimega. Mängib seal ka vist, kas ongi Kaufi vastu või kellegi vastu ta mängib. Või Madison Keys'i vastu vist mängib. Ta mingi sukse jälle siuke. Mingi 5 ja 50 mängivad vasakuti, et põhimõtteliselt. Ja siis noh, et panin seal ka täna siis 2 mängu, et hakkame siis vaikselt jälle seda kasvatama. Hakkame vaikselt seda kasumit kasvatama, et üritame siis rohkem leida siukseid jah, selliseid mänge, kus on jah, see vahe on suur ja pluss veel siis, et kus nagu on näha, et see vastane on tegelikult nagu hea soos. Et üritame nagu siukseid asju teha. Mingeid selliseid värke jah. Selliseid jah, selliseid panuseid panna. Et siis jah, oli muidugi mul täna ka väga huvitav päev, et see fonoluku, see magnet, noh, kuidas seda nimetatakse, võib-olla nimetataksegi fonoluku magnet. Et see asi oli nagu mul oli katki. Et noh, kunagi tegelikult toakaas, noh, kes ka koos, kui üürisime seda korterit, siis tema nüüd kolis mujale. Ja siis ta seal nende ustega on seal jah, noh, eks see ongi siukest odavate korterite nagu rõõmud, on ju. Noh, kui odav ta nüüd kokkuvõttes on ju, ega see eluase on igati pidi kallis, et aga noh, üür on 150 €, noh, selles mõttes, et üks nagu odavamaid nagu noh, piirkonda ka muidugi selline, et aga jah, väga alla 100 € nagu ei leia vist rohkem, et selles osas on nagu odav. Et aga noh, nende odavama poolsetega on jah selline lugu, et siis on lukud on tihti katki ja mul oli ka ühes kohas oli ka, ta oli 100 € oli üür ja siis esimene asi oli, keerasin võtme sinna puruks sinna sisse. Aga selle, jah, ma sain, uue võtme sain, jah, sellel oli võti anda, oli maakleril. Sain võtme ja siis õnneks sain võtme ja siis sain kätte sain selle pooliku ka kätte kuidagi õnneks. Ja aga jah, oli ka, et keerasin selle võtme sinna puruks sinna sisse. Et nende odavatega on jah, et ja siin oli ka, et
see korterikaaslane jäi sinna, lukk läks kinni, see link enam ei, kas see vedru väsis ära või miski ja link kiilus kinni ja kõik. Et võib-olla ise oleks seal saanud kuidagi, aga noh, seespoolt, aga väljaspoolt ei saanud kuidagi. Ja siis noh, ta alguses viskas mulle ka võtmed, et võib-olla ma saan väljaspoolt on ju midagi teha. Et aga ei saanud ma väljaspoolt ka nagu miskit teha. Ja ei olnud seal jälle seal mingit seda alumist võtit ega noh, ei miskit, et noh, oli ülemine lukk ja noh, siis ta viskas mulle need võtmed, aga noh, tegelikult see magnet nagu varem ka nagu ei töötanud väga hästi. Eks seda oli võib-olla varem ka visatud või vaata, seal sees on siuke kiip, et ta võib-olla ei olnud visatud, aga selle magnetiga on see värk, et noh, sest ta varem ka ei töötanud jah, eriti hästi. Selle teise lukuga nagu väga ei töötanud. See, et mõlemal maja on 2 ust. Mõlemal pool maja on uksed, et 2 ust on, et teisel pool ei töötanud. Siis läksime teisele poole avama seda. Et seal selle magnetiga on ka nagu see värk, et noh, et võib-olla teda isegi visatud, aga vaata, see magnet on nagu, et praegult ma ka näitasin, et mul on see magnet nagu, nüüd ma ei hoia teda enam, ma ei hoia teda võtmekimbus enam. Et ma hoian teda eraldi. Et ma hoian teda eraldi taskus. Et selle magnetiga on nagu see värk, et kui ta on seal võtmehoidja küljes, ta ju kogu aeg loksub seal, et ta saab nagu, see kiip saab seal sees nagu põrutada ja ta tuleb liimist arvatavasti tuleb lahti, on seal see kiip on sinna korpuse külge liimitud ja siis ta kogu aeg loksub seal ja siis seal loksub seal midagi, mingid asjad nagu lahti seal on ju ja ongi nagu jokk lõpuks on ju, et see põrutada saamine nagu sellele asjale nagu ei meeldi eriti. Et noh, ma ei tea, praegu ma ka nagu kõnnin on ju, et siis ta ka mul siin ju taskus loksub, et panen võib-olla sellisesse taskusse, mis nii väga palju ei rappu, et see, selle magnetiga on jah see asi, et noh, need elektroonika asjad on nagu õrnad, et just selle pärast, et nende ühenduste pärast seal mingi liim loksub lahti ja et ta ei tohiks jah, eriti nagu rappuda saada. Ja siis ongi see värk, et noh, et uut seda kiipi saada, et ega seda nüüd jah, ühistu sellega jälle ei tegele, et kuigi iga kuu maksan seda hooldus, remondifondi ja siis on mingid remondid, siis tulevad need rahad ka. Noh, ma just nagu profülaktika mõttes nagu helistasingi sinna, seal on see mingi osaühing on ju, see ühistu on ju, on registreeritud osaühinguna, et davai, et kuidas see organiseeritakse, et mul oleks nüüd seda uut seda tarvis. Öeldi, et mine tee, siis telli uus on ju, et ma ütlesin, et aga kas ühistu seda ei maksa on ju, et noh, et mis mõttes ei maksa on ju, et ei, et inimesed ise lõhuvad on ju, noh, et mismoodi ma ise lõhun on ju, noh, et aga seal oli selle tellimisega, et noh, see on ju umbes sama, et ma maksad remondi ja seda fondi on ju, noh, ja siis on ju need näiteks trepidki on ju, noh, samamoodi on seal midagi, käsipuu läheb lahti või midagi, noh, siis öeldakse, et kuule, et inimene ise lõhub on ju, või et maksa nüüd, noh, veel lisa sellele fondile on, noh, et ei ole ju, et see on ju kõik ju selle remondi ja selle fondi nagu kõik ju rahast need asjad, noh, see ju samamoodi on ju selle maja ühistu nagu vara on ju, see on ju kõik ostetud inimeste nagu selle remonditasude rahade eest on ju, remondihooldusfondi eest on ju, et ega siis noh, ega siis keegi seda siis sihilikult ei lõhu või, et jah, aga noh, võib-olla siis ongi, et võetaksegi niimoodi, et võib-olla, et noh, et visatakse nagu nii neid võtmeid ja nii edasi on ju, et eks ta siis ongi, et tuleb lihtsalt hoida, tuleb nagu hoida seda ja noh, seal oli see teine teema ka, et veel seda tellida nagu ei saanud, et seal oli see service firma, kes neid paigaldab, neid lukke ja värke ja asju,
ja ütles, et kui sa tahad tellida, siis sa pead tervet seda magnetit on vaja, et katkise järgi nad ei saa seda koopiat teha, et koopia tegemiseks neil on vaja tervet. Et selle terve sellega nad programmeerivad selle signaali ära. Ja noh, oligi noh, et seal on mingi ühistu või mingi korteri esinaine, selle koridori esinaine ka, on ju. See oli kuskil puhkusel, et tema oli ära, on ju. Et nädala aja pärast tuleb alles, on ju. Siis ma hakkasin koputama seal läbi kõiki asju, on ju, neid kortereid. Lõpuks jõudsin teisele korrusele, siis tuli keegi, hakkasin alt pihta. Keegi teinud ust lahti ja siis ei olnud kodus kedagi. Kas siis kõik olid tööl või kuskil ära, on ju. Juba reedene päev, juba suvilasse sõitnud. Ja tuli siis keegi lõpuks sisse. Ja ütlesin talle, näed, et ma siin olen elanik, on ju, et kas sa saab mulle korraks anda, et ma käin pool tundi, käin ära, teen koopia sellest. Annan tagasi, toon tagasi. Ja see ütles, et tema ei saa nagu anda, et tema tuli seal tütrele, tuli tütrele külla, on ju, et noh, tütart pole kodus, aga et noh, ma ei tea, mis ta seal kastab lilli või mis asju ta seal teeb. Või on seal koera või kassiga või. Ja et tema ei saa anda. No, siis tuli üks teine naaber sealt tuli välja. No, siis tema juba rääkis ka selle naabrile, et ta annaks siis mulle selle võtme, selle magneti. Tema ütles, et tema ei saa ka nagu anda, et ta liigub ringi ja edasi-tagasi. Ma ütlesin, et andke aadressi, et ma toon ära. Noh, et ei tahtnud keegi anda, on ju, et noh, mis iganes mõtlevad, et lõhun võib-olla ära või mis iganes, on ju. Ja siis küsiti, et kaua ma seal majas elanud olen. Ma ütlesin, et noh, et 2 aastat olen seal elanud. Et siis see, kes seal elas seal, see tegi suured silmad, ütles, et mis 2 aastat, et ära aja hullu juttu, et kus sa siin 2 aastat oled siin elanud, et ta pole mind kunagi näinud seal. Siis ma ütlesin, no jah, et noh, ega mina ka ei ole teda näinud, on ju, ütlesin talle, on ju, et mina teda ka näinud ei ole, et noh, mis ma siis teen, ega ma siis selle järgi, et ma nüüd seal mingit elanikku ei satugi võib-olla temaga seal koridoris kokku, näiteks mina lähen kell 7 välja, on ju, tulen 9 tagasi, tema võib-olla liigub seal 4 või 5 paiku, on ju, tavaliselt võib-olla lõuna paiku, on ju, noh, et noh, ei ole teed ristunud nagu nii öelda, on ju, seal koridoris, on ju, et ega siis me ju ühes korteris ei ela, on ju. Et ei ole näinud ja nii edasi, on ju. Noh, mina teda ka ei ole näinud, on ju, et ma ju sellest ei hakka siis eeldama, et ta ei ole seal elanud, ja siis ütlesin talle, et kui te tahate, ma võin näidata neid pabereid, et dokumendid kõik on olemas, et ma 2 aastat tagasi selle korteri seal üürile võtsin ja teid, et ta ei taha näha, et ta läks ära ja siis see, kes sinna tuli enda tütre juurde külla seal või seal lilli kastma, et see siis ütles, et okei, et ta annab siis, et selle magneti ja siis ma käisin ära ja ütlesin talle ka, et noh, et ega tal ei ole vaja, noh, et tal ei ole nagu mingeid probleeme, talle sellest ei tule, sellepärast et mina nagu nii, noh, sisse ma sinna koridori tulen, et noh, kas ma tulen selle magnetiga või ma siis helistan kellelegi, on ju, et eile ma ju seal helistasin naabritele, lõpuks seal keegi vastas, lasi sisse, et noh, et ma tulen sinna nagunii sinna koridori, on ju, ütlesin talle, et selles mõttes tal nagu neid probleeme nagu ei teki, on ju. Käisin ära ja viisin talle siis, tehti ära seal ilusti ja kiiresti lihtsalt pani mingi aparaadi vastu, pani selle nööbi ja oligi asi ants, et sai see kodeering tehtud ja et jube kiiresti käis ja ei oleks uskunudki, et aga noh, eks need on kõik ühesugused, on lihtsalt mingi signaalil baseerub see asi ja pani see signaal sinna sisse ja oligi kõik, kopeeriti see signaal lihtsalt, on ju. Ja siis viisin talle tagasi ja viisin talle selle šokolaadi ka, et võib-olla seal siis natuke seal närveeris või kuidagi, et noh, sel ajal, et mis iganes,
et kas hakkas mõtlema, et kas ma toon tagasi või ei too või mis iganes on ju, et siis šokolaadiga siis saab pingeid maandada. Et ja noh, olime siis vastastikku tänulikud teineteisele ja sai see saaga nagu lahendus, et nüüd ma saan vähemalt sealt alt koridori uksest sisse ilusti, et ei pea seal nagu muki ootama kedagi. Et jah, et sellised lood on siinpool sood, et nüüd on siin juba kõnnitud ka, peaks minema natuke vett jooma ja no vähemalt silmad ei valuta praegult, et see on positiivne. Et jah, kui täna tuleb täna ka see võit ära, 2 mängu, mis ma panin. Et siis noh, on eriti hea, et ma arvan, et ma vist kasvatan siis seda asja. Ja ma arvan, et need võivad küll ära tulla, et pluss 9,5 oli sellel noorukil, kes Sviatekiga mängib ja siis see Vene oma, kes mängib selle Kaufiga, et või oli Pegula, et noh, et see on ka siuke tegelikult küllaltki, jah, Jessica Pegulaga mängib, mäletan jah, Jessica Pegulaga mängib, et see on ka nagu siuke vana mängija ja eks ta ei lähe ju peksa saama sinna, et eks siis vaatame, laadin üles selle video ja